Selles videos räägime sellest, kuidas kahekordistada enda ostujõud, kui sa omad ettevõtet. Ja tegelikult on see üsna lihtne, sellepärast et kui sa oled aru saanud, et on olemas kahed erinevad maksureeglid, ühed, mis kehtivad siis sinule kui füüsilisele isikule ja teised, mis kehtivad sinule kui juriidilisele isikule, siis sa saadki aru, et nende vahe on umbes kahekordne. Aga vaatame seda täpsemalt. Ja ma tõin siia niisuguse näite, et kui mingi asi maksab 1200 eurot poes ehk hinnasilline on 1200 eurot, et kui palju siis maksab selle eest palgatöötaja ja kui palju maksab selle eest siis ettevõtja, kellel on ettevõte, mis on käibemaksukohuslane. Ja palgatöötaja selleks, et 1200 eurot saada, siis ta peab saama seda palka ja palgalt on siis makstud kõigepealt sotsiaalmaks, üle 500 euro, siin tulumaksu üle 300 euro või täpselt 300. Töötuskindlustust, eks ju, kahes osas veel 24 ja 12 ja kogumispensionit 31 eurot ja nii edasi. Ja tegelikult selleks, et 1200 eurot kätte saada, on kulunud siis üle 2081 euro, et 2080 on see kulu, mis siis kulub selleks, et üks palgatöötaja saaks kätte selle 1200 eurot, millega siis poodi minna. Ja ma ei tea, kas see oli sulle üllatus või mitte, aga tihti paljud inimesed ei teadvusta nagu seda, et need maksud on niivõrd suured. Ja kui me ettevõtja seisukohalt vaatame, siis miks me peaksin tahtma kõiki neid makse maksta, mul oleks palju lihtsam kogu see 2080 eurot sulle üle kanda ja tee, mida tahad selle rahaga. Aga selle asemel siis riik sunnib meid seda üle poole siit või seda juppi nagu ära maksma. Kõigepealt otse siis maksuametile ilma, et sina kui palgatöötaja seda üldse näeksid. Aga nüüd, kui me läheme teisel poole üle nii-öelda ettevõtjaks ja meil on ettevõte, mis on käibemaksukohuslane, siis me samamoodi poes maksame selle 1200 eurot ära. Aga nüüd, mis edasi saab, on see, et Maksu- ja Tolliamet on minu sõber. Ja mis mõttes? Selles mõttes, et ma teavitan teda läbi siis käibedeklaratsiooni, mis tuleb siis iga kuu 20. esitada eelmise kuu ostude ja müükide kohta. Ja Maksu- ja Tolliamet annab mulle 200 eurot tagasi ehk see käibemaksu osa. Ja minu kui ettevõtja jaoks on kogukulu siis ainult 1000 eurot. Ja kuidas see praktikas reaalselt käib, on see, et ettevõtte raamatupidaja teeb siis järgmise kuu 20. siis käibedeklaratsiooni, kus on siis eelmise kuu müügid ja ostud. Ehk ostude pealt me saame selle raha tagasi ja müükide pealt me peame maksma selle käibemaksu osa riigile. Ja siis tehakse tasaarveldus seal ja vaadatakse, kummale siis võlgu jääb. Et võib vabalt juhtuda ka seda, et maksuamet jääb ettevõttele võlgu ja enamasti ikkagi on teistpidi, ehk siis ettevõte jääb Maksu- ja Tolliametile võlgu ja siis kannab selle üle ka samamoodi järgneva kuu siis 20. Nii et kui me vaatame, et siis tegelikult see ostujõud mitte ei kahekordistu, vaid isegi rohkem, sest ühel juhul on kulu 2080 ja teisel juhul on 1000 eurot ja see on võib-olla üks suuremaid vahesid. Ma loodan, et see pilt aitab sul saada selgemaks, mis on üks ettevõtluse eeliseid ja miks ettevõtjana tõesti sinu ostujõud on 2 korda suurem ja tänu sellele enamus ettevõtjaid liigub siis oluliselt kiiremini elus edasi, kui seda palgatöötajatel võimalik on. Kui vaja, siis vaata seda videot veel kord, uuri seda tabelit, sa saad panna stopp-kaadri ja ma loodan, et sa saad sellest aru. Nii et kohtume mõnes järgmises videos.